Tere tulemast Harris Weldworks kanalile. Mina ei ole Harri, Harri on praegu kaamera taga. Kaaperdan täna Harri kanali, et tutvustada teile enda projekti, milleks on BMW Z3 ja kuhu vahele olen juba varasemalt tõstnud 44 V8. Et ei ole täpselt mitte originaalmootor ja mingil põhjusel mõlemalt poolt mootorit tulevad kollektorid. 2 aastaga olen ära teinud juba suurem osa fabritseerimist, et nüüd ongi jäänud ainult mootori juhtmestik ja siis põhjus, miks ma olen siin Harri juures, teha valmis täiestükist roostevaba summuti. Kuhu maani need kollektorid otsad olid, kui sa siia jõudsid? Kollektorid olid mul tehtud kuni veebändideni ja siis siit edasi olid jätkuvalt juba punktitud, et ma saaks aru maa peal, kuhu asjad jooksma peavad. Nii et eile saigi siin alustatud, sai 2,5 tollised lõpuni ära tehtud ja siis kattide osakond külge pandud ja Harrile näidatud, et ka katalüsaatorid ja plekid võivad olla ägedad. Need võivad autol olla. See on minu jaoks kõige suurem hämming selle autoris ongi see, et siin on nii palju juppe, mida tavaliselt ei kohta. Normaalsel autol või? Ei, ma ei saa öelda seda, et ma olen piisavalt tolerantne inimene, et ei saa öelda, mis on õige, mis on vale. Nii et kui sa tahad näha, mis eile tehtud sai, täna on meil päev 2. Eile jõudsime me kuni siiani, seda saad vaadata minu kanalil ja otsustasime siis, et teise päeva ja ilmselt ka homse 3. päeva, mille ma suutsin varastada, teeme siin kanalil ja teeme ta kuni lõpuotsteni välja. Ja kui ma ütlen teeme, siis ma kohe disclaimerina ütlen ära, et kui keegi peaks seda autot alt nägema, siis need keevised ei ole Harri omad. Kui mehe firma nimes on Weldworks, et siis ei saa nagu neid keeviseid reklaamida. Need on minu keevised. Harri käib ja juhendab ja annab enda know-how'd, milleks ma siia tulingi, et tema oskusi kuritarvitada ja tõstukit kasutada. Ja, aga tegelikult on see, et ei ole midagi hullu. Jah, selles mõttes, et see jälg ei ole võib-olla igal pool niivõrd ühtlane või konstantne. Ja, eks ma nagu oligi see, et kogu aeg oli mingi muutuja sees endal, et kas olid juba väsinud ja käsi värises, kas oli toru paksus muutus, sest ma vist enne ei öelnud, et 2,5 toru on tegelikult 1,5 milli, 2 kahendikku on 2 milli, sest koha peal olid need, et siis nagu muutused on kogu aeg, vaata, et okei, erineb materjali paksus ja üleüldine soojenemine ka, et kui näiteks laua peal seda tükki kokku keevitad ja ühe õmblus ära oled teinud, siis on juba materjal on soe ja teine õmblus tuleb samade tingimustega juurest, tingimused muutuvad, nii et siis pead kogu aeg nagu adapteeruma sellele. Jaa, aga teine on see, et kõik on korrektselt tehtud, et sul on kõik materjal korrektselt ette valmistatud, keevitades sa kasutad sisagaasi. No ja pluss veel üritad minimaalseid väikseid vahesid jätta, et ei oleks seda... Ei ole näha, aga on ilusti on ka, juur on ilusti sulanud, mitte ei ole šuhkrune. Sai vist tehtud niimoodi, et nagu Harri ütles ka, et sektsioonide kaupa lõpuni ära keevitada, et mitte lõpuni välja punktitud, mida ma ka kollektoritega tegin, et iga toru ma keevitasin lõpuni ära järjest, et siis seda vähem, seda distortionit on. Vaata, siis on ka see, et siis on sul endal rohkem vaheldust. Muidu on see, et sa oled 1,5 päeva, 2 päeva järjest fabritseerija ja siis päev läbi keevita ja niimoodi, et lõpuks, kui sa sealt veebändirist alustad, saad käe soojaks, siis siin ütleme, teiste veebändide juures on juba nagu ilus, aga kui sa sinna pütini jõuad, siis sul on juba piisavalt kopp ees, et siis juba käsi on nii palju väsinud ka, et... Ja, tahad lihtsalt saaks valmis ära. Täna hommikul veel kiiruga panin pingi käima, tegin mõned puksid ka, umbes täpselt samasugused, millega ma siin eespool kinnitasin nii-öelda downpipe'id. Et mõte oleks nüüd selline, et paneks selle puksi siia talla peale ja ehitaks näiteks 10-sest latist 3-nurga siia. Et siis on eest otsast seotud ka, sest mida kaugemale liigume, et tegelikult tahaks ju saada surve nende pealt ära, praegu meil on pukk all. Sest et jah, et kindlasti minge vaadake neid videosi, kuidas ta neid kollektorid tegi, see on jumala äge vaatamine. Lisaks ka tegelikult, kes ei ole kõige rohkem ka metallitöö ja just roostvaba tööga kursis, on tegelikult ülihea õppematerjal minu meelest. Eks ta ongi nagu tehtud sellele vaatajale, kes jah tõesti ei ole kokku puutunud, nagu ma ise ei olnud kokku puutunud, et eks metalli ma olen teinud, aga mitte nagu lehtmetalli ja torumetalli. Ja siin on ilusti näha ka, kuidas on käigukasti külge ilusti tugi tehtud ja siit poolt samamoodi, et kollektorid, kuna need kollektorid on sul ju 1,5 seinaga vist on ju? No ja esimesest silindrist kuni kuhu iganes, siis kui ma oleks jätnud ta ju siiani kinni see 1,5 meetrit ainult, et siis ju tegelikult kogu asi saab tänu veebändidele ju alla vajutada. Ja jõuõlg on tegelikult, isegi kollektorid on kerged küll, aga see jõuõlg tegelikult
on jah piisav. On päris suur, et siis on hea kuskilt ikkagi ära siduda. Pluss meeletult annab kaasa ka see, mis on nimetatud vabalt vinglas võidusõidumaailmas hästi tavaline, aga tegelikult sul on ujuvad kollektorid, et sul ei ole täisjäigalt keevitatud. Mitte, et nad enam väga oleks ujuvad, sest kui ma need lõpuks kõik kokku keevitasin, siis need slip jointid on siin nii pinges kui pinges. Jaa, aga vaata, tal ikkagi on see, et tal on siin on see nimetatud mängimise koht. No jah, seda küll, jah. Ta on piisavalt täpselt sees, et ta ei hakka välja lekkima, aga ta annab piisavalt palju mängima, et see vibratsioon ja asjad ei hakka ka lõhkuma materjali. Lisaks ta on siit on ilusti jäigalt kinni, et tekib ikkagi tervik, vajadusel ta siit natuke mängib kaasa ja siis siit on juba sukk ja siis läheb kogu ülejäänud summut edasi, siin on puks vahel. Ja see annab päris palju talle külgsuunalist, aga samas see ei lase tal üles alla käia, et siis ta ei löö mul kuskilt siit vastu, et ta võtabki selle külgsuunalise niimoodi. Ja muidugi ega need slip jointid, ma ei pannud neid sellepärast, et mul teadus oli taga, see väge oleks lihtsalt. Jaa, aga ta on, ma olen ühe väljalaske saan niimoodi teha nende slip jointidega ja see on hoopis teistmoodi ja isegi ägedam tegemine. Üleüldse, ega ma soovitangi välismaalt tegelikult siukseid juppe tellida, kui tahta ehitada just nagu nende põlvede ja asjade jaoks ka, et see Fakos saab jalgadega põlvi, kus on sirged otsad ja asjad ka, et keegi muu kollektorite videod vaatab, õmblusid tuleb nii palju vähem. Et kui meil neid Italinoxi põlvi kasutad, siis sul on see, et see limiteerib, sul on alati õmblus pöörde peal. Et sellisel juhul sa saad nii palju mängida, et sa saad juba sirgeid ja põlvi nagu koos. Et sul võib keevis õmblust arv võib minna ühe runneri pealt võib sul mingi 10 pealt kukkuda mingi 5 peale. Just. Nagu koheselt. Pluss lisaks aitab väga palju see ka kaasa, et mida rohkem on keeviseid, isegi kui nad on korrektselt teostatud, siis alati keevis või keevise kõrval on oht mõranemisele. Kõige nõrgem koht, jah. Ja lisaks, aga seda materjali kasutades peab alati väga korrektselt keevitama ja just sisegaasiga, sest et kuna on õhuka materjal ja kui seda keevitada ilma sisegaasita, siis pigem on suht kindel, et need kollektorid vibreerivad ennast puruks. No ja tegemise ajal kõige olulisem on tegelikult ikkagi fitment. Just. Mitte üritada pragusid ära täita, vaid lihviti nii kaua, et sa lihvid asja täpselt vahele. Siis kui isegi kokku keevitad ja punktid pärast, siis sul mingi muutumine on 100%. Aga siis sa võtad selle muutumist, tõmbad nii palju maha lihtsalt. Nii et ma arvan, nüüd alustame seda teist päeva. Siin eile õhtul, eelmise video lõpus me ei näidanud, aga alustasime seda ühte poolt juba. Siin on ka võib-olla hea nagu ära rääkida seda metoodikat, et kuidas nagu tühja õhku üldse asja ehitama hakata. Harri ütles, et teeme siit esimese pöörde ja pärast vaatame, kust siit teine pööre tuleb, eks. Ja aju automaatselt mõtleb, et teine veebend võiks olla, või see teine pööre võiks olla kaugemal justkui, et ta sellest torust mööda pöörab. Aga tegelikult, kui me vaatame seda varem tehtud mudelit geomeetriliselt, et kui me tahame, meil on silmuse vahe on siin suurem ja me tahame siin torudega kitsamaks minna, siis tegelikult tuleb välja, et see teine toru peab hoopis varem hakkama ära pöörama. Et kui ta kaugemalt pöörab siis, ja siit tahame kitsamaks minna, siis meil jookseksid nad justkui nagu kolmnurka. Ja et nüüd seda saada, et kui ma eile alustasin siit selle toru tegemist, siis täna ma hoopis hakkan selle toruga siit jooksma tagasi. Panen toru paralleelselt jooksma siit vastu ja näen, kuhu see põlv tulema peab. Et ma ei hakka üldse leiutama, kui pikk see siin olla võiks või ehitad vastupidi. Et see ongi selline meetodite küsimus, et tihti mõtled nagu peas midagi välja, juba hästi visualiseerib, aga valesti. Ja teine on see ka, et see õhku ehitamine, et kuidas võtta see suund. Just see 3D space. Et kui siit vaadata, siis ta tegelikult ei jookse otse pütti, aga kuna ta ei saa otse pütti joosta, sest siit ta vaatab alla, pütt vaatab üles, siis me mõtlesimegi, et võtamegi endale punktiks selle kinnituse siit tripi koha, et umbes trip jookseb siit, kui kandur tuleb, ta jookseb 2 toru keskele. Et hetkel see nurk siit võib-olla ei nagu näita kõige paremini, aga kuna siit veel tulevad põlved ka kohe, et siis me oleksime võimalikud nagu 2 toru keskel kinnitusega, et siis me saame selle jõu ilusti laiali jagada. Pütt on ka siin juba ajutiselt külge pandud, nagu enne ütlesin, need otsad me lõikasime ära, sest esiteks peab kõvasti kokku poole minema ja kui ta peab kokku poole minema, siis tähendab, siin on vaja paindet teha, mingid eriti mõnusad väiksed paikatid. Harri kuigi ütles mulle, et pane suured, mis ütlesid 2,5 või 3 tolli otsad. Mina pakkusin 2,5 tollised otsa siia. No see on see vana Merivälja rullnoka värk, et siis see toru on nüüd 2. Ja see on 57 milli. Ehk siis tegelikult. No minu arust on, ma ei tea, kus leian siit ühe veel. Minu arust see on täpselt ideaalne mõõt, et kui nüüd igale poole võrdne spacing jätta,
näpujagu neile kahe vahele ja igalt poolt stange vahele ja panna siin väikse offsetiga tagant välja, siis minu arust see on täpselt väga õige clean. Et ta on kindlasti jämedam kui mingi 2 toruga asi on stokist või no ütleme, ma arvan, et need on jämedamad kui Z3M-il need 4, aga ta on piisavalt peenike, et olla veel mature. Absoluutselt, tegelikult ei ole mitte midagi vale ega mitte viisakat, sellised lihtsalt ongi, see on jälle seesama, et maitsevärk vaata. Ma räägin, kuna mul Merivälja Bemmi asja on nii palju verega kaasa antud ja kasvamisega juurde tulnud, et lihtsalt, mis oligi minu aspekt selle 2x2,5 tolliga oli see, et ta täidab selle ära. Just, et see oligi Harri mõte, et selle toru, kuna on näha, et need ei tule õigesse kohta, et oletame, see toru on justkui suurem, et siis sa saad kontsentrilise ära kaotada ja need torud peale panna ja ongi peaaegu võit juba. Aga ma arvan, et kuna siin on nii palju selle sumpsi peale aega raisatud, et panna see 4 tundi veel selle 2 summuti otsa peale sinna, siis ma arvan, et nagu päeva lõpuks see tulemus on väärt seda. Absoluutselt, no see ongi täpselt see, et see on maitsete värk, et see 2,25 tolli toru kasutamisel ta on pigem rohkem, ongi originaali lähedasem ja niisugune klassikalisem. Just. Et kuna mina olen rohkem see nimetatud peast võidusõiduvärgiga, et siis Just. Seal on ka miks mingid minu mõjutused on. Aga no, kes ei ole seda seedi autoehitust näinud, siis no. Jaa, et mõlemad videod, nii eilne video kui tänane video Harri kanalil läksid korraga üles ka, et siis võib-olla jah, kui sa jäid seda videot praegu vaatama, siis mõistlik on võib-olla alustada sellest eilsest päevast, et siis on juba selle video juurde tulla, see on nagu pilt selge. No pigem alustage selle kanali algusest, see on nagu reaalselt, see on jumala äge asi, et see, sest et nagu meil klassikaliselt, see ei ole Poolast tellitud jupp. See on tegelikult üsna lihtne detail, sest on tasapinnaline lõikus ja siia on puksid vahel tehtud, et jah, aga... Ja siin neid sellised detaile on veel ja veel, mida nagu vaadata lisaks ka, kui clean kogu see asi on ja kogu clean ehitus on. Et see on fantastum vaadata ja ainult au ja kiitus, et kes vähegi nagu hindab sellist puhast tööd, siis minge kindlasti vaadake. Peale hea pildi, siis Sander suudab väga hästi nagu kogu seda tööprotsessiga kirjeldada ja selgitada, et väga soovitan. Ja ma olengi võtnud selle mentaliteedi, et ma teen selle, nagu kuna ise ei ole eriline autovend, siis ma teen ta selliselt söödavaks, nagu ma ise jääksin vaatama. Et kui keegi niimoodi teeks autot, siis ma oleks, okei, ma võin seda kohvi hommikusegi kõrvale vaadata, see on päris põnev nagu. Mina reaalselt nagu sa ütlesid ka vaata, et see Z3 nagu täiesti suvaline nagu pill ja seda 4.4 on ju E36-le kõvasti tõstetud, et tegelikult kombo ei ole otseselt midagi erilist, aga jah, asi ongi selles protsessis, selles tegemises ja nagu näitamises, mis on võimalik esiteks nagu CNC-pinkidega lisaks ja mis on võimalik, kuidas on võimalik asja teha, kui ei ole kunagi varem teinud, et lihtsalt hakka tegema. Minul oligi see, et kui sa ütlesid, et hommikul kohvi kõrval oleks hea vaadata, siis ma võin täiesti ausalt tunnistada, et ma kulutasin kindlasti oma kogu lõuna ja tunni veel peale, et neid videosid järjest vaadata, siis kutsusin ise ennast korrale, et kuule teeme tööd edasi. Tuleb ka teha. Hea teada, et läheb peale, siis on nagu moti teha ka ja nagu metoodiliselt asjale lähenenud. See videode tegemine on selles mõttes olnud nagu väga hea, et siis mõtled nagu ette ja teed mingi asja nagu järjest ära ja ole natuke siit, natuke sealt, et planeerid ja see kutsub ennast ka hästi korrale, et ei lähe väga nagu venima selle autoga. Kuigi nüüdseks on juba mootori mahavõtupäevast, vana mootori mahavõtupäevast täpselt 2 aastat, appi nüüd oktoobri alguses. Praegu on meil september 23 ehk miskit. Aga nende kollektorite juurde korra veel ka üks asi, mis ma tahan veel mainida, on see, et mis mulle ka rämedalt meeldib, on see, et ta on pigem juba long tube kollektor sul. Ja ta on jah, no sellepärast, et kõige esimene on nii pikk ja need teised lihtsalt ma üritasin seda equal length'i saavutada. Need esimese 3 on tegelikult, ma ütleks, poole tolli täpsusega, sest ma tegin tollised need klotsid, maketi järgi sai see tehtud. Esimesed 3 on poole tolli täpsusega ja viimane on, ma ütleks, et 1,5 tolli lühemad kui teised siis. Et seda pauna lihtsalt ei olnud mitte kuhugi sinna paigutada. Jah, aga sellega ongi see, et mida pikemaks sa selle kollektori vead, seda vähem see pikkuste erinevus mängib, sest et juba gaasi voolavuse kiirus ja pikkus on nagu niivõrd teine, et see on ka nagu äge, mis tehakse, sest et sa oled hästi palju rääkinud oma kanalil mehest nimega Priit Kukk. Ja natuke olen maininud jah, et on üks keevitaja, kes on andnud nõu ja masinaid jaganud ja et see on Priit Kukk olnud, jah. Priit Kukk on ka mulle tegelikult väga palju head nõu andnud ja suunamisi teinud. Ja Priit oli üks mees, kes tegelikult on pigem propageerinud neid ka V8 pika runneriga kollektoreid.
see ka tegelikult aitab mootori alt otsast hingamisele oluliselt kaasa, kuna tegemist konkreetselt selle Z3 puhul on tänava kruiiseriga tegelikult ju, vist võib ju nii öelda, mitte ei ole ju... Jaa. Ei, kindlasti jah. Et siis madal otsa vääne on veel eriti palju mõnusam sellel ka just nagu igapäeva liikluse mõttes. Harri ütles küll, et teeme 2 päevaga ära, aga kuna eilne päev nagu selgitab, et ilmselt 2 ei tee, et siis prooviks siis täna-homme ära teha. Näitame ka teile vahepeal, et õnneks nüüd kiire ei ole, et kuna üks lisapäev tekkis, et täna saab siis suitsu teha ja kiire on homme. Igaks selgitusena ütleks ka, et see 2 päeva mõiste ei ole 2 korda 8 tundi. Yeah. Et siukeste projektide mõistes, kui me räägime 2 või 3 päevast, see tähendab seda, et eile me olime töökojas. Koer. See tähendab nagu astronoomiliselt 2 päeva, ütleme siis nii nagu, mitte 8-tunnist tööpäeva, vaid... Sest eile me reaalselt töökojas olime 14 tundi. Yeah. Mõistliku inimese... 1,5 meetrit toru saime paika, ehk siis mingi, ütleme, et jah, siin 10 senti toru maksab 150 € umbes. Et mõistliku inimese jaoks nagu meie 1 päev on mõistlikul inimesel 2 päeva, nii see läheb sükste projektidega, sest et siin on näha 1, 2, 3 ja seal ukse taga on veel mõned huvitavused, mis siin talveks meid ootab, et sükksed asjad tuleb kiiresti ära teha. Ja see on ka põhjus, miks Harri jättis mind siin üksi nendega maadlema, sest tal on vaja uueks ehitushooajaks kõik valmis panna, töökoda korda ja materjalid ja plaanid ja ehk siis ma ei tea, sa hakkad varsti vlooge tegema, mis talv ees ootab ja? No, ma üritan. Kuigi öeldakse, et mees annab ja võtab sõna, siis ma ei taha kunagi lubada üleliia midagi. et ma ikka tahan kajastada võimalikult palju ja kuna nüüd see Liivimaa kiirenduse saagade podcast läks jälle eeltesti käima, siis sinna peale läheb ka natuke auru. Aga on üks huvitav talv tulemas. No põnev. Mis sa arvad? No nii, Harri, päev 2. Kell on jälle täpselt nii nagu eile. Palju? Kuidas kogu au endale võtta? Sander päev läbi lõikab, näeb vaeva, teeb ja siis Harri tuleb paneb viimase punkti. Ütsi Harrile, et tule, pane ka nüüd mõned punktid. Tee ka natukene, ole veidi kasulik. Sai suht okei. Hommikune, või mis siin eile öösel pimedas, pime on ammu juba, aga kiiruga sai tehtud, et paneme siit jooksma, siis see oli tegelikult liiga keskteel ja siis, et oleks tulnud liiga madalale, eriti seepoolne toru. Et hommikul sai mingid kraadid juurde keeratud. Nüüd on veel vaja lõpuni keevitada. Mõnusalt, tihedalt sai silla alt tuldud ka. No igal pool on see täpselt piisav. Ja just need nagu mõnusad tüksed paralleelsused ja siis siin viimane väike ops ja siia lõppu siis magustoiduks üks S ka keeratud. Nii et nagu ikka nagu kollektoritega, et viimased 2 tükki tulid ideaalselt, et nüüd jälle oskan. Nüüd on aeg, et Sander ostab endale tõstuki ja siis te saate kõik Sandrilt hakata summutust paluma. Pigem mitte, see ei ole see. Nii ja pütt tagant siis ka. Praegu on juure pealt ära lõigatud otsad. Istub suht stange sees. Tähendab, et nende toru otstega tuleb tulla nii alla kui keskele ja siis välja. Harri ütleb, et see saab hästi lõbus olema. See saab arvestades seda, et need peavad veel võrdselt olema igas suunas nagu sama. See saab üks mõnus pähkel olema. Kusjuures nendega mul tuli täpselt samamoodi mõte, et nagu ma siin enne, kui ma nüüd keevitama hakkan ära võtan, panen siia bridge'i vahele, mis siis, kui torudega teha samamoodi, et siia taha teha jupp vahele, panna 2 toru laua peal paralleelseks juba ära, täpselt lõpupikkused enam paika ja siis, kui sa ühte ehitad, siis teine hakkab juba istuma oma koha peal. Jah, see on täitsa teema. Sest kui ta on nii kaugel seal püti sees, mingi 7-8 senti, sa ei näe, et seal vahel see tükk on. Sest muidu on tõesti, et sa teed selle ühe ära ja sa ei saa seda teist seal kõrval nagu jooksma võtta. Siis sa paned laua peale, pikali maaned. Jah, sa saad kohe... Paned otsa kaugused üksteisest nii nagu tahad ja siis saad ehitama hakata nagu. Sest väga palju ongi siin ehitamist nagu nii tehtud, et nagu ringiga, et teed ühelt poolt ära ja siis kuidagi ehitad tagasi. Et üks nagu ühega lähed, kuidas lähed ja teine dikteerib nagu ja siis lähed tagasi. Aga samas igal pool kõik vahed on täitsa... No sai suht minimaalseks aetud. Ta ei tohiks hakata kolisema. Igale poole läheb, ütleme siis pinki on igal pool vahel. Võib-olla siin poolteljas on vähem, aga kuna ta on kõige madal või kõrgemas asendis praegu, siis tegelikult poolteljed on normaalis üldse teistpidi kaldu. Et siia tekib mingisugune 5 senti ruumi vahele isegi. Ja siin peaks olema piisavalt palju juba
ruumi, et ei tohiks hakata seda pooltelja kummi väga kärsatama. Nüüd ei ole midagi, kui jah, tulebki lõpukeevitus teha ja siis homme 3. päev, kõik kandurid. Kandurid, kinnitused. Siia torujupp sisse, mõtlesime, et keerame 10 vardaga üle. Seal ees midagi analoogset. Ja siis sellega on siin eriti lihtne, siit keerab otse üles ja välja. Aga kuna siin on kaugel, siis ma mõtlesin, et keera mingi 45 kraadi all ja teeks talle kolmnurga. Jah, just. Et siis A-tähe nagu... Peab olema nagu kolmnurga, muidu ta ei hoia. Et mitte otse üles sinna isegi, aga nagu mingi 30 kraadi all, ja siis pärast talle, siis ta ei hakka ära kakkuma. Ja siis, kui on tripid tehtud, kõik paigas, läbi logistatud, et hoiab selle asendus, mis ta peab hoidma, siis viimasena saab need otsad ära teha ja siis on nagu kindel, et... No jaa, et ongi, laseme täiesti rippu ära. Saab auto madalamale ka lasta süke poole, nii et saab põlvili vaadata. Et siis saab nagu aimu ka, et kas nad vaatavad õiges suunas. Ja siis ongi see, et kuna ta on meil trippide peal, otsad on ära punktis, me saame auto täitsa alla lasta, kuna meil all ei hoia enam midagi. Saame vaadata, et ta nagu normaalasendis tundub ka, et nii nagu peab. Ja summuti otsteks kasutan neid samu ära lõigatud poleeritud otsi. Siin on lasergraveeritud logod ka, et saan neid üles jätta. Ja tahan nad panna täiesti nagu auto teljasihis otse. Et kas natuke üles või seda ma ei tea, aga paremale vasakule ma tahan teljasihis, et mitte kuidagi kõveralt välja. Et täiesti nagu otse taha vaatama. Ja siis väikse offsetiga, et kõrval on siin mingi seint rohkem väljas. Stiilne ühesõnaga. Nii et jah, tõmbab täna siin tunnike tööd ja siis homme prooviks. Tahaks öelda poole päevaga. See alati see poole päeva ütleme, see on poole päeva tööd. Ja läheb vähe ära. Siis on täpselt nii nagu... Kinnituste tegemine on pigem nagu lihtsama poolse, aga kui need kinnitused on tehtud, siis see otsuste... Ma arvan, see, kui ma nad ära seon. Saamine, see ikkagi, ta ei ole midagi ülemäära keerulist, eriti kui veel laua peal nad ära rakistada. Aga just see, et teha see tiheda, lühikese maa peale, see šikaanid sinna sisse, see võtab, see on nokitsemine lihtsalt. Ja. Ma ei tea, pärast kõike seda trassi, mis sai tehtud, ma nagu enam ei põe nende otsuste pärast nii väga. Ma arvan, et ta ei ole nüüd nii palju keerulisem. Lihtsalt ta ongi see, et siin ainukene asi, mis läheb keeruliseks, on see, et kui ülejäänud kohtades oli pikkus, kus mängida, et sai sujuvalt teha, siis siin distantsi piisavalt vähe, et see tuleb saada voolavaks, aga piisavalt nagu teravalt. No ja nagu ma enne Svenile ütlesin ka, et ma arvan, et sinna võib sirgest isegi paikatid lõigata väikse nurga all, et seal ei ole vahet, seal on mingisugused ilmselt sentimeetrised jupid edasi-tagasi. Seda on praegu, jah. Kui põlvi ei kasuta, teeb paikatidega siin selle võttes. Võib-olla jah, et paremini aru saada, mis see probleem on siin, on see, et toru peab tulema siit nii. Ehk siis ta jookseb praegu poole toru peale sisse ja seda otsa ei saa väga kaugele ajada, ehk siis hästi kiiresti tuleb see pööre teha ära. Okei. Tänaseks on nii. No torumees Harri. Päev otsa sigari tagaistmel istunud. Sa oled ennast siia sisse puurinud. Jah, ma peidan ennast sinu eest. Nojah, kui mina alustasin päeva seal summutiga, alustas tema siit tahapoole torude mängu, ütleme, et sa oled ikka siit 10 meetrit toru pannud. Nii palju ei ole. Nii palju vist ei ole, jah? Aga mingisugune 6-7. Laser ilusti jookseb ja... Eile ma tegin selle rakistuse ära. Tegin 2 suurt L-tähte endale ja siis tegin rakistuse, et see toru õhku riputada. Ja siin oli 2 suurt täisnurksed 3 nurka. Sa andsid punktid kätte, eks? Ja siis oligi, kui selle toru sain paika panna, siis sain selle nagu siledasasi ära tekitada ja selle ristiga ära fikseerida. Ja siis ma sain selle L-i lahti lasta, panna tahapoole ja siis selle toru õhku riputada ja siis need siia vahele ehitada ja need siia peale teha. Ja nüüd siit läheb siis sild rippu, Silla, need kaikad tulevad siia, nende siia tulevad veel plaadid külge, mis on auke täis ja siis silla nagu lingid tulevad siia ja see toru on nüüd valitudki selle koha järgi, et amordikinnitus tuleb siia. Et mul on siia, tõmbasin joone ka, see on nüüd amordi tsenter silla küljes. Amort tuleb, nagu tagumine otsus tuleb natukene üles poole, sest sild käib raadiuses. Et siis siia tuleb täpselt siia, kus on kõige rohkem ühendusi, tuleb amordi kinnitus.
et see oleks võimalikult jäik ja amort saaks oma tööd teha, mitte kere ei pandiks läbi. Ja nüüd ma mõtlen, kuidas ma teen rakistuse siia taha, sest et see toru, mis on nüüd natuke jämedama seinaga, peab siia taha tulema, umbes niimoodi. Ja mille külge siis hakkab pidurdusvari kinnituma. See toru on mul samamoodi vaja nüüd õhku riputada, siis hakkate siia vahele järgmisse restikku ehitama. Sa ikka täidad seda ruumi. Tagant vaadates oled lihtsalt nagu õhku ehitanud selle asja siin. Aga nii ongi. Aga ta ongi, ta tegelikult ongi ju täielikult kuradi ripub õhus. Ma räägin, et selle esimese ma panin õhku ja siis hakkasin vahele ehitama. Ja siis järjest nüüd seon seda kõik omavahel. Et natukene siukene, natuke selle ristiga on loterii, et siia peab veel juht ära mahtuma, sest et siia kohta tuleb istme seljatugi ja siia tulevad need kõrvad ja pea, aga see peaks kõik ära mahtuma. Nii et Harri siin ainult annab puuriga minna päev otsa. Üldse tekib tema ainus jääk kogu toru lõikamisest on sellised pool kuud. Nii täpselt paneb kõik torud ära. No ma üritan, sest et arvestades, mis see materjali jooksumeetri hind on, siis nagu ei taha väga... Aga neid meetreid siin õnneks seina ääres jookseb, et saada hind võtta. Kõige hullem on see, et põhimõtteliselt 90% riiulis olevast materjalist on ette mõeldud ja millest peab tulema autod mingil hetkel. Efektiivne tootmine ei mingit ladu. Ühesõnaga käes on 3. päeva õhtu, jälle öö ja summutit enam all ei ole. Summut on nüüd maa peal ja lõpuks on ta täielikult valmis. Terve päev sai kronsadega jebitud. Valetad. Sa lihtsalt valetad inimestele. Ma saan aru, et praegu on see valimiste aeg ja värki-särki, aga jah, siit on veel puudunud midagi. Ei, selleni ma jõuan. See on väljaspool autot. Sa ütlesid, et summut on valmis, ei ole valmis. Otsad. Moodsatel autodel on otsad ei puutu isegi vastu, nii et ma võin need siia ujuma ka panna lihtsalt. Stange külge, vaata. Teeme karbonist mingid. Ja. Nüüd Harri näeb, et ma ei ole mingi imemees YouTube'is, et teen mingi klipi ja siis nipsen järgmine klipp ja kõik on valmis, vaid ma lihtsalt jonnin ja teen. Joinakusest lihtsalt tulevad need asjad, mitte sellest, et ma oskan. Esiteks tegin siia lapid alla, sest ei olnud kindel, kui paks ja milline see materjal on, et kas see on mingisugune hiinarooste vaba või sulab kohe läbi. Lihtsam oli ühesest plekist teha lapid alla, et siis saab kindla peale minna, kui hakata jämedat 10 siia külge keevitama. Kuigi tagantjärgi tarkus on see, et tegelikult oleks võinud jämmumad lapid teha. Jämedast materjalist jälle, on ju. Ja ta tõmbas selle, ta tõmbas lohku. Ja, nägin jah, aga jah, seekord on nii. Tegelikult võib olete siin veel, siin on veel üks teha. Mul on siin üks täiesti tegemata. Eks siis enne võib-olla autolt oli näha käile või et seepoolne tripp on suhteliselt kaugel pütist, et see tuleks nüüd siis siit sellest lapist veel ära siduda. Aga no mis see on siis? 5 minutit, jah. Siis... YouTube'i, mis see on siis? Siis liikudes tagant ettepoole, siin on sillatala koht. Selle lahendasime ka Harri lihtsa nipiga, et toru jupp ja ma ei tea, riputi üle. Kõige lihtsama geomeetrilise kujundiga, et lihtsalt tasapinnaline kolmnurk ja mõlemale torule kinni. Aga kas mitte ei olegi see, et lihtsalt peitab? Jaa, kindlasti. Kusjuures ma vaatan, et praegu on isegi selle keevitamisega on mul isegi selle 2-millise toru vajutanud sisse. Et siin sai kuum antud ka, sest sügav sisenurk, mida täita, kui sa üritad 2 ümarat risti üksteise peale keevitada ja 5 korda erineva seina paksusega. Siis hakkab asju juhtuma. Mis ongi, et üks on 10 milli ja teine on 1,5 milli, et siis... See on 2, ehk siis 5-kordne vahe. Nii, ja siin on nüüd... Siin pole suurt midagi muutunud, välja arvatud, tekkinud on esimene kandur. See kandur sai siis lisatoega tehtud, umbes nagu sinna tahagi tuleb, et tekitada 3. mõõtme pealt siis nagu ära siduda, sest tasapinnalised asjad ei hoia. Kui ta oleks ainult siit kinni, siis ta saaks üles alla käia. Ehk siis see väike sild seal seob ära, et see punn ei saa meil liikuda. Ja seda sai 2 korda veel tehtud ka. Miks? See kastitalapuks, mis on mõeldud töötama survele, ehk see asi ei ole mõeldud riputamiseks, vaid kandmiseks. Aga kui ma ta siia panin ja selle konstrui ära keevitasin, tegelikult me veits teadsime ette ka, et nii läheb, aga nagu pidi proovima. Siis ei olnud teda võimalik siit nii palju välja tõsta, et saaks ta siit välja, sest keermelatt tuleb läbi ja ta lihtsalt ei mahtunud üles ja välja. Nii et tuli teda ikka riputina kasutama. Harri ütles, et peaks töötama. Ta peaks töötama, sest et osadele summutitele on saadud panna täpselt samasugused külge.
ja tegelikult selle keskmise kinnituse mõte on see, et ta peab aitama lihtsalt, et ta tegelikult ei ole kandur, vaid tal ei olnud jah tegelikult mingit kaalu enam, kogu selle asja point oli lihtsalt see, et need slipid, või mitte slipid, aga sukad on hästi pehmed, et kui siit kinni ei ole, siis siit ta hakkab alla vajutama, et siit paari kiloga juba hoidab lihtsalt see, et need hoiaks oma asendit. Ta aitab lihtsalt nii-öelda sukkade eluiga päästavad, et need sukad hakkaks alla ära vajuma ja ennast ise lõhkuma sellega. Et see on niisugune, tegelikult nagu see jupp on nagu, ta on lisatoetus, sest et ikkagi kannab summuti tagant. Just ja ma tegelikult vaatasin, kuidas see ju tegelikult töötab hoopis nagu pumpstopina. Ta on seal kahe kummi vahel ja selle asja point, mis siin on niisugune nagu pool kuu või 2,5 kuud, et ta üles lüües ei löö siit vastu sillad ala. Et ta töötabki tegelikult kahepidiselt. Pluss see esimene puks, see aitab ka seda hoida, sest tegelikult sukad annavad nagu ka lõõtsana venima, et siis see esimene jäik puks. Jah, siit päris palju saab tõmmata. Aitab ka siis nagu see võtab selle pikisuunalise ära, jah. Ta jätabki ainult natuke üles alla ja vasak paremale, aga edasi-tagasi ta võtab ära. Pigem ta ongi see, et see ei ole kinnitus, on fiksaator. Nii et jah, täna ei saa pille veel kotti pakkida, kell on 1, sest hommikul ma pean vahelduseks tööle ka minema. Nii et siin ei jää muud üle, kui ära teha, et ma loodan, et Harri veel tahab seal Audis natukene aega veeta. Kui ma selle Audiga vahekorras ei ole, siis mul on BMW, millega vahekorras olla, siis üks Dreamina veel vahekorras olla. Õnneks mul on nende otsadega mingisugune idee ja ma loodan, et ma saan jooksma. Pluss ta vaheldus nüüd sellele kuradi Lightile, saab jälle torutööd teha. Nagu sa eile ütlesid ka, et tean erinevaid asju, et nüüd on jälle tore minna õhukese metalli peale tagasi korraks. Jah, ega siis midagi. Pärast teeme mingi, kui alla saame, teeme mingi läbilogistamise lõpuklipi ka ja vaatame võib-olla summuti otsi ülevalt alla, kui need sinna külge saavad. Ja tegelikult on nüüd 4. päev, võtsime eile ikkagi Harriga juhtivad otsused, et jätame pooleli, tõmbame pidureid, panin veel summuti alla, et viimast korda proovida, kas kõik on hea ja selgus, et kõik ongi hea. Nii et täna nüüd tulin õhtul siia peale tööd, lasin auto veidi madalamale, hakkasin otsast otsi nokkima. Kõigepealt tegin paberi peal mõned kritseldused, et kui suur mul see ava on, sain teada, et on 160 milli. Mõtlesin enam-vähem, et spacing võiks olla 12 milli kahe toru otsa vahel ja samuti, kuna stange keerab siin suht tugevalt täpselt selle ava juures, siis 12 milli tundus ka ilus kahe otsa offseti jaoks. Nii et tegin jälle 10-sest roostevabast väikse puksi, ehk siis 12 milli pika. Klämpisin torud ilusti võrdselt siia laua külge ja hakkasin neid järjest ära punktima. Ja nüüd ma sain siis sellise tüki, kus mul otsad jooksevad nii sellel teljel kui sellel teljel ideaalselt paralleelselt. Ja veel enne seda, kui ma kokku keevitasin, ma lõikasin tagant ära nii palju nendel otstel, et nüüd nad toetuvad otse vastu pitti. Kui ma siia lükkan nüüd kolks vastu, siis on ta kaugus. Külje pealt on õige ja tagant saa nüüd valida ilusti keskele panna. Ja mõte, mis mul eile tuligi, oli see, et nüüd ma punktin, või tegelikult kohe veel ei punkti. Mõte on selline, et lõikan nüüd ühel nendest torudest kohe siit selle bridge'i juurest maha ja siis teist toru pidi punktin ta sinna, kuidas iganes ta siia maandub. Selle raadiuse peale punktin ta siit kinni, siis on lõplik asend parempoolsel torul paigas ja vasakpoolsel torul on vaja siis 2 otsa omavahel kokku ajada. Ja kui need 2 otsa olen omavahel kokku ajanud, siis lõikan sellel poolelt siit bridge'i juurest ära ja ehitan tolle kokku. Kuna Harri ütles kohe alguses, et otstega võib kõige suuremaks jamamiseks minna, siis ma mõtlesin, et peab kasutama siin kõiki nippe, et teha see enda jaoks lihtsamaks, sest tegelikult on käes 4. päev ja väsimus on üsna tugev. Et kõik keerulisem asi lõppu, siis tuleb leida mingid lahendused, et see enda jaoks lihtsaks teha. Protsessi muidugi me Harriga eriti filminud ei ole, ainult seletame, mis võiks teha ja pärast kirjeldame, mis sai tehtud, et mingisuguseid GoProsid meil ei ole, kahjuks timelapse ei tee, minu GoPro kolis eelmine sügis välja. Nii et tuleb see video lihtsalt telefoniga filmitult vlogi formaadis ja ilmselt isegi ei lõika väga kaadreid, sest Harri pikki mõttekäike on tore sisse visata ilma lõikumata. Nii kiire otsa update siis pool tundi hiljem. Tegin esimese lõike ära siin, lõikasin täpselt siit kännu pealt siis juhipoolse maha ja hakkasin teda sobitama ja mõtlesin, et jube keeruline teda punktida sinna parempoolse toruga seda kokku.
2 punktist ainult, et siis kui ma isegi ära võtan, siis ta tegelikult saab 2 punkti ümber ikkagi mängida, 3. ma panna ei saa ka. Nii et võtsin sealt Audi pagassist hoopis ristjoon laseri ja sellega tundub, et läks elu väga lihtsaks. Ajasin tagant, täpselt püstloodi ajasin ava keskele siia ja joonistasin põhja alt joone, nii et ta oleks täielikult sõidusihis ja siis kandsin terve selle joone siit püti tagant kuni püti tsentrini peale. Et nüüd ma tean, kuidas need otsad peavad selle järgi joondatud olema. Siis teine asi, mille ma mõtlesin välja, on see, et kui ma need otsad siia panen, praegu sai pütt auto alla pandud nii, et ta on hästi väikse kaldal suunaga üles ja see mulle isegi meeldib, nii et nüüd ma panen need otsad püti põhja järgi paralleelselt, et see võib-olla teeb mul mingisuguse kraadise või napilt alla kraadise sükse tõusu, et ei ole mitte maaga tasapinnu, hästi natukene üles. Jälle üks asi lihtsam, nii et tegelikult mul on nüüd kõik jooned olemas, mille järgi ma pean lihtsalt paralleelsusi hoidma, nii et kõige lihtsam on hoopis teha vist üldse sedasi, et pütt alt ära laua peale ja siis saan hakata neid otsi ehitama ja mõlemad isegi korraga valmis teha, sest ma ei pea enam auto all midagi jälgima. Nii, proovime nüüd jälgida, eks. Kui Harri ütles, et see on kõige keerulisem osa, siis mul on kohe challenge accept, et teeme nii, et see oleks kõige lihtsam osa. Keersin ta nüüd siia keevituslaua peale püsti. Tegin täpselt sama, mida ma autol näitasin. Panin selle markeri triibu, mis ma all joonistasin nüüdseks siis püstloodi enam, mitte horisontaalloodi. Niipidi klämpisin püttipidi ta laua külge kinni, ehk siis see telg peaks meil ka olema nüüd püsti. Siis pealt vaadates, ehk siis tagant vaadates selle nelikant toruga saan keerata ta täpselt vanade aukude järgi paralleelseks, sest pütt istus autol ilusti paralleelselt. Ja nüüd mul ongi täpselt saavutatud see olukord, et need 2 nurka saan ma külge punktida ja võib-olla isegi teen siia kergelt mingisuguse ajutise asja, et mul oleks 3 punkti peale seotud. Siis ma saan selle rakistamise ära võtta ning siia loodetavasti 2 põlvest esimese valmis teha. Korralik konstrui sai, aga ma ei tea, feeling confident. Ja 1 pool küljes. Nii, siit on nüüd siis näha, kuidas nad alt istuvad. Vasakpoole on põlvedega tehtud ja parempoolne on siin vahel veel 2 punktiga ja ära toestatud 3. küljest pulgaga. Tõstsin korraks vahele, enne kui ma selle vasaku ära keevitan. Tundub, et ega siin rohkem enam midagi ei muutu ja paigast ei lähe. Nii et lõikan ära selle parempoole, teen samasugused põlved ja keevitan kinni ja siis näebki juba lõpptulemust. Mis need moodsad asjad on, et pannakse see wasted või mission failed või mis iganes? No ei ole failed, 99%. Keevitusest sain jagu. Viimaste õmbluste tegemiseks enam särtsu ei antud. Otsad said süüksed siis. Teisega oli keerulisem kui esimesega. Tuli paigata teha ja ukerdada, nagu ikka. Ja siis otsad ikkagi lõpuks natuke tõmbasid ära, et enam nad ei ole pütiga paralleelselt. Õnneks nad tõmbasid ainult nagu võrdselt ja üles suunas, et see vahe peaks olema midagi sellist. Kui lahti laseb, siis läheb praegu liiga kõrgele. Eks siis ole näha, kas selle keevitamisega tõmbab ta alla tagasi. Kui tõmba, siis lõikab salgu sisse ja motiveerib teda. Sest nii ta nagu ei ole proportsioonis ja on kohe väga off, aga kui ta nii oleks, siis oleks juba päris hea. Harri isegi kannatas välja mu terve selle nädala. Mul siuke tunne, et ma ainult siin olengi olnud. Kodus magamas käinud, ma ei tea. See on täitsa lamaline. Nagu näha, siin mingit entukat ei ole, kell 3 öösel lihtsalt juba on surnud näod on ees. Ja lase alla ja, sest tegelikult mul on sul pagassis 11 kingitust ka. Nii et lase mind pagassi juurde. Ma ei tea, mis see mees mulle arveks teeb. Tavaliselt, kui ise teed asju, siis on maksab rohkem kui tellida. Kõigi tahab autot remontida sinu juures, et see on kallim kui see, et tooja ma remondin. Vaata, õnneks ma ei tegele autoremondi. Mul on see, et... Vaata, kui nüüd maas on, siit sa ei näe seda vahet enam. Et jah, ma viin ta kindlasti alla poole, aga tegelikult see, kuidas need otsa kauguse, see mulle meeldib, et need graveeringud ilusti paistavad ja kerge offsetiga ja see offset töötab väga. Jaa, sest tange siit keerab vähem, kui ta alt keerab ja siis otsad keeravad siis nii-öelda nagu
kahe vahel. Ehk siis otsad on nagu rohkem väljas kui, rohkem sees kui see osa, aga rohkem väljas kui see osa, et on nagu umbes täpselt seal kahe vahel. Ai, nii on ju täitsa asjalik. Löriseb kindlasti jubedalt. Kindlasti. Nii et jah, ma ei tea, palju Harri mulle arve peale teeb, ma üritan Naturas seda lööki pehmendada siin. Kõigepealt on mul sulle üks käigukangi nupp. Ma tean, et sul kuhugi seda panna ei ole, aga sul on kontoris meeneid, nii et ja ma pean neid ära kinkima, sest ega keegi ei osta neid ja valisin sulle musta värvi ja selle kandilisema. Ja siis tegin sulle ühe karbitäie asju, millest sa olid rohkem vaimustuses kui mina ise. Tegin sulle neid O2 pesasid, aga kuna ma eelmine kord tegin ainult endale, siis ma ei ajanud neid kumeraks. Ja aga kuna sa reklaamisid CKG videos need välja, siis mind ennast jäi häirima, see ei ole toode. Aga nüüd on see pesa päriselt toode, sobib 2,5 tollisel torule, tegin talle pressi ja DPHP-s saab neid osta 12 € tükk. Et minu käest ühe kaupa ärge neid küsige, ma ei viitsi tegeleda. Et nad võtsid selle endale sisse, et helistavad, kui tahavad uut laari ja nii ongi. Ja see ongi see, et kui tahad, me siin majas tavaliselt 2,5 tolliste torudega tegele. Jaa, aga ta on nii palju pehme, et sa vajutada laiaks. Plus, kui tahad veel väiksema peale panna, siis hakka teistpidi, et ta on see krae osa on 1,2 milli, et ta 24 ava tahab ette saada, lased käbiga ette ja just tegin 24, vaatas, käbil on paaris arvuga samm, vaatan käbidel, et nii et jah, selline see kollaboratsioon sai. Loodame, et on midagi vaadata ka, rohkem oli tarvitamist. Midagi näidata, enne mõtlesin ka, ise filmisin klippe, et töökäigus on midagi, sest meil mingit produktsiooni pole, valdasid kaameraid, midagi ei ole. Tegime lihtsalt telefoniga klippe ja sai selline vlogi moodi asi. Töötegevust kirjeldav õppevideo. Jah, teine variant on see, et teine variant neid videosi teha on see, et me paneme endal GoPro'd otsa, aga siis seda 3 päevast videot lihtsalt ei jaksa ära vaadata, siis me ei hakkaks seda monteeridagi. Jah, sest nüüd tulebki ju mõlemad videod korraga kokku panna. Harri veel ütles ka, et tal on hästi oluline on see nagu järjepidevus, siis ma kohe mainin ära. Täna on meil septembri lõpp, aga seda videot ja ka minu kanali videot ma ei luba enne oktoobri lõpu. Ehk siis, kui siin vahepeal nagu mingit Audi contenti tuleb ja see on hoopis palju, ma ei tea, kaugemal või maas või midagi, et siis ei maast selleks kindlasti. Et siis see punane junn ei puutu nagu asjasse, et see on eraldiseisev kiire ettevõtmine siin. Kiire 2-päevane töö, mis ja igaks juhuks video tuleb veel hiljem välja. Lumi ei ole maas. ja kevadeks saab valmis. 2028 on ka kevad. Nii et jah, tõmbame siin kokku, sest kell ongi tõesti 3. Ja läbi. Ja mina olen ka läbi. Ja koer on läbi. Koer on läbi. Koer sai täna 5. Palju õnne, koer. Talle ei lähe üldse korda peale. Selge siis. Ühesõnaga, minu punaste autode saaga jätkub. Mul nendega ei lähe üldse hästi. Ma ei tea, miks. Ja kõige hullem on see, et jah, me leppisime kokku, et üks punane on veel, et see on oranž või porgand on punane, aga ta ei ole punane. Nii et jah, siin on 1, 2, 3 ja 4 punase laadset toodet. See hull ei ole punane, see on oranž. Jah, kokku lepitud. Leppisime kokku. Olgu, mis siis ikka, lõpetame ära. Head aega.